Tere kõigile! Täna uurime, kuidas saab üksliikmeid jagada. Sa oskad juba üksliikmeid liita ja lahutada, kui nad on sarnased. Sa oskad üksliikmeid korrutada, sa oskad üksliikmeid astendada. Nii et viimane asi, mis sul veel üksliikmetega õppida on jäänud, ongi jagamine. Nüüd tavaliselt on jagamistehe kirjutatud siis selle 2 täpiga välja, aga kuna sa oled tuttav harilike murdudega, siis ma õpetan sulle üksliikmete jagamist selliselt, et selle jagamismärgi asemel kirjutame me üksliikmete jagamise tehte hoopiks harilikuks murruks. Ja kui sa nüüd vaatad seda sama tehet hariliku murruna, siis tekib sul juba mitmeid seoseid varasemalt õpitud harilike murdudega. Esiteks, arvkordajaid saab siin taandada. Kui on muutujad täpselt ühesuguse astmega, saame need ka ära taandada, nii et vaatame, mis meil järgi jääb. 6 ja 3 saame jagada 3-ga läbi. See tähendab, et 6-st jääb alles 2, 3-st 1. X-id koonduvad välja, sest neil on ühesugused astmed siin, Y jääb ülesse. Ja sa tead, et kui nimetajas on 1, siis võib harilikul murrul jätta selle kirjutamata, nii et vastus on 2Y. Nii, aga vaatame nüüd korraks seda jagamistehed ka ilma selleta, kas me oleks osanud seda ka peast teha. Esiteks, arvulised kordajad jagada, saab 2. Ühesugused astmed kaovad ära, sest et siin on X astmel 1 ja siin on X astmel 1. Saame välja taandada ja Y jääb alles. Vaatame ühe näite veel, enne kui me jõuame reeglini. Nii, kui me seda näidet prooviks nüüd teha samamoodi nagu eelmist ilma selle murrujooneta, siis me peaks 6 jagama 5-ga. See tuleb vastus meil murruga kindlasti. Ja siin nüüd on X astmes 4, et ei ole enam samade astmetega, nii et need siin niisama täiesti ära ei taandu. Nii et proovime jälle kirjutada harilikuks murruks ja vaatame, mida me seal siis taandada saame. No nii, esialgu tundub jälle, et mitte midagi taandada ei saa, sest 6 ja 5 ei saa taandada. Need astmed ei ole siin täpselt võrdsed, siin on X astmes 1, siin on X astmes 4. Aga sa tead, mida tähendab X astmes 4, see tähendab, et siin on tegelikult korrutatud omavahel 4 X-i. Paneme sellega korraks pikalt siia kirja. Ja nüüd sa näed küll, et tegelikult ühe X-i saame me ära taandada küll, sest et all on X astmel 1, siin on ka X astmel 1. Ja vaatame, mis meil siis alles jääb. Meil jääb lugejasse alles siis 3 X-i üksteisega korrutatud ehk X kuubis ja alla lihtsalt 5. Kui me jätaks nüüd need pikalt astendamise lahti kirjutamised vahele, siis vaatame, mis meil juhtus siin. Lugejas oli X astmes 4, nimetajas oli X. Ehk siis see, kus on vähem, sealt kadus üldse ära 1. Ja sellesama 1, mis ma siit alt üldse välja taandub, selle ma lahutan ülemisest maha. See ongi üks üksliikmete jagamise reegel, et kui meil on üksliikmete jagamisel siis astmeid vaja jagada, siis tegelikult ma lahutan astendajad. Vaatame ühe reegli veel või näite veel ja siis saame reegli kirja panna. Kolmandas näites, kui me prooviks nüüd lihtsalt siit otse jagada, 2 jagatud 8-ga tuleb ka murruga, X ruudus ja X kuubis. Nii, siin on nüüd niimoodi, et lugejasse tuleks meil siis vähem kui nimetajasse, mis tähendab siis seda, et me lihtsalt 2 miinus 3 siin hetkel kohe teha ei saa ja Y-itega on samamoodi, et lugejas on neid vähem. Proovime jälle kirjutada harilikuks murruks ja vaatame siis, kuhu need X-id, Y-id välja taanduvad ja kuhu nad alles jäävad. Esiteks kordajad 2 ja 8 jaguvad 2-ga, nii et see on ära taandada. Nüüd X ruudus ja X kuubis. Kasutame sama loogikat, mis eelmisel. Siin ma tean, et on 2 X-i korrutatud, siin on 3 X-i korrutatud. Ehk need 2 tükki saan ülevalt ehk lugejast maha taandada ja 2 tükki läheb ka siis alt vähemaks. Ehk alla jääb ainult 1 X. Vaatame Y-itega ka, üleval on 1 Y, siin sa tead, et Y astmes 5 tähendab, et Y-id on siin 5 tükki korrutatud, 1 Y läheb siis lugejast, koondub välja ja siit alt ka siis tegelikult läheb 1 maha, nii et jääb alles 4. Kui lugejas kõik siis
saame ära taandada, tähendab seda, et lugejasse jääb alles tegur 1 ja nimetajasse 8 jagasime 2-ga on 4 ja kõikide muutujate astendamisega, kui ma neid jagan, siis on alati nii, et seal, kus on vähem astme väärtus, sealt kaob üldse ära ja sealt, kus on rohkem, sealt ma lahutan siis sama palju maha. Ehk siit läheb x ruudus ära, siit lahutan 2 maha, jääb alles x. Y taandub ära, siit võtan siis ka ühe y maha, jääb alles y astmes 4. Ja saamegi siis üksliikmete jagamise reegli kirja panna. Ühe ja sama alusega astmete jagamisel jääb astme alus samaks ja lahutan astendajad, et saada uus astendaja. Ehk siis ma saan jagada ainult ühesuguse astme alusega astmeid, nagu näiteks x ruudus ja x kuubis. Astme alus jääb samaks ehk x jääb samaks, aga ma olen siis need lahutanud, need astendajad. Nii, ja paneme selle reegli siis valemina ka kirja. Nüüd näiteid on siin üleval olemas, aga ma kustutan need siit eest ära ja teeme mõne näite veel siis üksliikmete jagamise kohta. Esimeses näites on meil üksliikmed siis arvulised astmed, 8 astmel 7 jagatud 8 astmel 4, astmete jagamisel, sa tead, astendajad lahutatakse, nii et see vastus on 8 astmel 3. Teises näites on üksliikmete jagamine juba kirjutatud siis murrujoonega hariliku murru kujule, nii et saame siin kohe hakata siis kordajaid taandama. Muutujate astmetel panen siis tähele, et seal, kus on vähem, kaob ära, ehk x kaob alt ära, ülevalt siis 1 vähemaks, sest et alt kadus 1 ära. Y-itega samamoodi, kus on vähem, y astmel 7 kaob ära, siit läheb 7 maha, jääb alles y. Nii, ja muidugi võib nüüd ette tulla ka selliseid ülesandeid, kus üksliikmete jagamist on veel omakorda astendatud. Nii nagu meil oli juhus, kus üksliikmete korrutamist oli ka astendatud, et siin võib ka olla siis nii, et üksliikmete jagamist on astendatud. Nüüd kasutame siis astendamise reeglit, mis me teame. Astendamine tähendab ühesuguse avaldise siis korrutamist iseendaga, nii et siin tähendab, et sedasama jagatist on meil 3 tükki ja siit sa juba oskad edasi teha, et murdude korrutamisel võis kõik murrud panna lihtsalt ühe murrujoone peale, nii et üles lugejasse alla nimetajasse saame lihtsalt nii-öelda üksliikmete korrutamise vastused kirjutada. Ja kui sa nüüd võrdled seda esialgset jagatist, mis on astendatud meie veel natuke pooliku vastusega, siis sa saad aru, et selle astendajaga oleme tegelikult astendanud nii lugejas olevat üksliiget kui ka nimetajas olevat üksliiget. Nii et see astendaja kehtib nii lugejale kui nimetajale. Miks ma ütlesin enne, et see on poolik, sest et siin ma saan ju veel taandada neid arve kõiki väiksemaks ja vaata, mis meil vastuseks tuleb. Ülevalt siis taandusid kõik tegurid ära, ehk alles jäi tegur 1. Ja alla jääb 8 ja a kuubis, sest ülevalt a kuub kaob ära, siit läheb 3 vähemaks, ehk jääb a kuubis ja b kuubid on täpselt ühesugused, koonduvad välja. Paneme selle reegli ka siis jagatise astendamise kohta kirja, et jagatise astendamisel astendatakse jagatav ja jagaja eraldi, ehk siis nii lugejas olev üksliige kui nimetajas olev üksliige. Paneme selle reegli kirja ka valemina ja teeme siis siia ühe näite veel. Proovime astendada siis sellist jagatist, nimetajas on xy ja lugejas on 2x kuubis. Nüüd see on natukene ka keerulisem, nii nagu siin eelmiseski oli, et kuna siin on juba aste ja ma tean, et ma pean seda jagajat eraldi veel astendama, siis sul on meeles, et kui astet astendati, siis astendajad korrutati. Nii et kirjutame siis selle veel korra välja, ennem kui me päris taandama saame hakata. Nüüd ma olen siis astendamise osa ära teinud ja jagatavas ehk siin üleval lugejas olevas üksliikmes oli astendamine lihtne, sest et siin olid need üksliikme tegurid ei olnud enne astendatud, nii et mõlemale lihtsalt astendaja 5 juurde. Jagajas olev üksliige oli siis natuke keerukam, sest esiteks siin on kordaja. Selle kordaja pean ka astendama 5-ga, 2 astmel 5, ehk 2 korrutan iseendaga 5 korda, see on 32. Ja x kuubis
selle pean veel 5-ga astendama. Astme astendamisel siis korrutan, nii et x astmel 15. Nii, ja nüüd saan siis siin jagamist lõpuni teha, ehk siis taandada. Ja minu lõppvastuses jääb siis lugejasse y astmel 5 ja nimetajasse 32, x astmel 10. Ole hea, jäta siis meelde üksliikmete jagamisega seotud 2 reeglit. Esiteks siis see, et ühe sama alusega astmete jagamisel jääb astme alus samaks ja lahutan astendajad. Ja teine oli siis selle kohta, et kui jagatist on veel omakorda astendatud. Ja sellisel juhul tuleb siis astendada mõlemad, nii jagatavad kui jagajat eraldi. Nüüd on sul selged kõik üksliikmete tehetega seotud reeglid. Neid on mitu tükki, aga proovi nüüd rahulikult need endale meelde jätta ja ma soovitan sul lahendada päris palju harjutusülesandeid, et sulle need reeglid paremini meelde jääks ja sa saaksid kiiremini oma vastused kätte.